Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tervist, Tarmo Urb. No tervitus. Hea meel on sind tervitada ja nagu me rääkisime, siis lähme kohe asja kallale. Kui sa just mulle rääkisid, et sinu sõbra kaunis kaasa kaotas triatloni võistluse sellepärast, et ta riideid vahetades ennast liiga palju sättis, et hea välja näha. Liiga kaua ilusaks tegi, jah. Sellega mul tuli meelde üks legendaarse MMA võitleja intervjuu, kus temalt küsiti, et kas ta jõusaalis käib. Ja ta ütles, et ta käib, kuigi tegelikult tema spordiala jaoks ei oleks seda vaja, aga ta ütles, et kui sa näed hea välja, siis sa tunned ennast hästi ja see mõjutab minu siis võitluskunsti ka kaudselt. On ju. Et tegelikult ei ole vaja kangi tõsta, aga tema leidis, et see mõjub hästi. Lühijuttu, small talki me ei tee. Tarmo, mis on elu mõte? Elu. Elu ise? Mida tähendab elu sinu jaoks? Sa ju näed, siin me oleme. Kas elu on sihtpunkt või teekond? Elu on tegevus. Ja tegevus on see, mis meile meeldib. Meile ei meeldi mitte olla. Paljud inimesed unistavad sellest, et ühel päeval äkki, kui nad nüüd väga püüavad selles elus ja tohutult sisse ja välja hingavad ja keelt kurgus hoiavad ja et kõik õigesti teevad ja annetavad kuhu vaja, et äkki siis ei pea enam uuesti sündima. Et inimesed on täiesti valel teel. Nad oleksid võinud üldse mitte sündida niikuinii, jätta sündimata. Sest me sünnime selleks, et meil oleks huvitav. Lihtsalt mitte miski olla kuskil seal üleval võrgustikus on igav. Ja kui sa oled niisugune idioot, et sa tahad seda olla, ära sünni rohkem, keegi ei sunni. See on huvitav, sest räägitakse ju sellest valgustumisest nirvaanast, kus ei ole mitte midagi, on siuke bliss. Nirvana on seisund. Ega see ei tähenda, et sind ei ole. Sa lihtsalt oled sellises seisundis, kus sa lihtsalt hängid seal. Nirvana seisundis võid sa ikka kusel käia näiteks. Jätist süüa. See on seisund. Nagu kõrgetel munkadel on 24/7 palveseisund. Selleks ei pea eraldi istuma maha, kukkuma kuskil mantraid vuristama, vaid sa oled 24/7 palveseisundis, kõrgendatud seisundis. Nirvana on kõrgendatud seisund. Aga kas sinna poole siis tasub püüelda? Igale poole tasub püüelda. Kindlasti. Mis seal püüelda on, lihtsalt tuleb minna ja teha. Kas ma mõistan õigesti, et nirvana on võib-olla siis seisund, kus sul puudub hinnang? Või mitte miski ei ole ei hea ega halb, lihtsalt on? Ma ütleks niimoodi, et hinnangud ja mitte hinnangud sõltuvad alati sellest, kes vaatab ja kes otsustab ja kes hindab. On neid, kes vaatavad nirvaanat ja ütled, on ikka loll küll, istub seal, silmad säravad peas ja võiks hoopis midagi teha, kasulik. Midagi asjalikku teha, jah. Kõik sõltub ju vaataja silmadest ja tema arengutasemest. Ja see hindamine hea või halvaga ma olen märganud, et see on ka isegi isiklikul tasandil, sest kui ütleme, keegi paneb näiteks mulle vastu hambaid, siis minu jaoks on see halb, on ju. Tema jaoks võib-olla mitte, aga... Miks sinu jaoks halb on? Ma mõtlengi, et võib-olla see minu hinnang ajas tihti peale kipub muutuma, et ütleme, ma lasen natuke aega sellest mööda, mingi aja pärast ma juba saan aru, et see on hea, sest ma õppisin sellest midagi. Miks ta hea oli? Et ma umbes nagu, ma ei tea, näiteks ma ei lähe kell 3 öösel enam rockiklubisse selle pärast. Selle piisikese asja pärast või? Või ütleme, ma õpin sellest mingisuguse asja, kuidas nagu paremini käituda. Inimene pani sulle vastu hambaid ainult selle pärast, et ta tahtis ise sinult vastu hambaid saada, ainult veidi kõvemini ja veidi valusamini. Sa jätsid selle tegemata, jätsid inimesele andmata selle, mida ta sinult palus. Oleks pidanud tal nina luusisse lööma, on ju? Et tema saaks selle õppetunni, mida sa nüüd endale võtsid egoistlikult. Aga siis äkki... ma nussin su ajusid, ma ei viitsi lihtsalt väga tõsist juttu rääkida. Äkki ütleme,
ja sellele ma olen hästi palju mõelnud, et äkki siis ma oleks on ju vangis, et miks? Siis ma oleks ikkagi keeranud ise enesele. Miks vangis on ka väga põnev, kui sa sealt elusalt välja tuled, ma olen olnud vangis. No ma käisin just nädalavahetusel vaatamas filmi Päikese kodanik, seal sa tõid välja, et see 6 kuud vangis periood, see oli, et sul oleks tavaelus nii-öelda läinud aastaid sellise hüppe tegemiseks. Et kas siis selline ütleme, vaimne arenguhüpe nõuab ikkagi isolatsiooni? Mitte kõigi puhul, lihtsalt selliste laiskvorstide puhul nagu mina. No, laiskvorstid ja elunautlejad, aga milleks mungad muidu kloostrites istuvad nina vastu seina? No, nad võiksid ju lihtsalt meie hulgas käia kutsides ringi on ju, ja aditossudes ja olla. Miks nad ronivad kloostritesse oma kongidesse ja seal palvetavad? No, ju siis see aitab neil fokusseeruda, kontsentreeruda, lõikab kõik sellised segavad faktorid kõrvalt ära. Ja see on tõsi, 6 kuud vanglas ei ole teisi valikuid kui kas alla või üles, keskteed ei ole. Ja kui sa lähed üles, siis sa võid saada väga kõrgele üles, sest sul ei ole teisi valikuid. Ja miski ei sega. Pigem vastupidi, kõik nagu õhutab seda, et sa püüaksid võimalikult vähe võtta ühendust sellega, mis su ümber toimub, sest selle ümber toimub on idiootne. See mõte jäi mul ka, nüüd kui sa ütlesid, mul tuli meelde ja hästi kuidagi jäi kõlama, et ei ole keskpärasust või seda keskel nii-öelda vegeteerimist on ju. Selle kohta ütles üks kõva superstar kunagi, et kes oli tohutult pidu pannud ja narksi ja drooge ja alksi on ja kõike ja siis ta ütles, et tema kardab kõige rohkem keskpärast alkoholismi, et sa ei lähe täiesti põhja, ei joo ennast on ju parmuks, ei ole ka täiesti kaine, aga sa kuskil nagu eksisteerid sellisel kohal, kus see alkohol natukene mõjutab sind, aga mitte nüüd nii hullult, et sa midagi ette võtaksid. Ei oska kaasa rääkida, ma ei joo alkoholi. Ma joon tohutult palju head veini, head konjakit, head viskit, ma joon head tekiilat, head meskalli. Kuule, see on ju alkohol. Ei, see on alkohol siis, kui sa seda näed alkoholina. Kui sa näed, või head hansat näiteks, mis on Eestis üks parimaid üldse jooki, mida Eesti toodab Lõuna-Eestis. See ei ole alkohol seni, kuni seda alkoholina ei vaata, kui sa näed selles neid teisi asju ka. Kõik annab lavastada, kõik annab alla tuua. Kõik annab, vaata usku, on ju, vaata religiooni, vaata altarit, mingi taet ripub seal risti küljes, kuradi vale värviga värvitud veri niriseb mööda tema kuradi keha, eks ole. Ja mingid tädikesed käivad seal siis püüdlikult niimoodi kummardamas ja altarit suudlemas. Mis altari taga on? Sein. Ei. Koristaja pang, voolik ja hari ja kalossid. See on üks järjekordne illusioon, mille sa endale lood selleks, et endale illusiooni luua. Alkohol on medicine, kõik asjad on medicine, kui sa neid võtad medicinina ja kui sa võtad neid mürgina, siis ta on mürk. Kas sa eetrit ka jood? Ei ole vabandust, ühe korra elus olen proovinud ja enne 8. klassi matemaatika eksamit. Sest mul oli öeldud, et see pidi närve rahustama. Rahustas siis? Ei, ma pidin ära surema, sest selgus, et koolis oli suveks vesi välja lülitatud ja ma ei saanud kuskil vett peale võtta, ma pidin ära lämbuma. Pärast haisesin üle kogu kooli. Ja see oli ainukene kord, ma ei tea eetrist kuigi palju. No ja eetrist räägitakse, just kui sa ütlesid, et see on medicine, siis paljud nii-öelda räägivad, et see on ikkagi viib kuhugi nii-öelda. Sõltub, mida sa ravid. Medicine on ju, ka see peab põhjustatud olema. See ei ole niimoodi, et sa lihtsalt iga päev topid ennast analgiini ja kõhulahtistit täis igaks juhuks. Kõik peab olema ju põhjustatud ja õigustatud, miks sa seda medicini kasutad selles hetkes. Medicine on see, kui sa võtad liitri hansat ja lõikad sina sisse näiteks kas kopranõret või küüslauku või mingeid ravimtaimi ja värki lased tõmmata, eks ole. Sellest saab medicine, see mõjutab toetab su verekoostist ja toetab su keha, sest me oleme loodus ja ainult loodus tegelikult saab meid ravida. See illusioon, mis on loodud meile siin viimase 200 aastaga, vähem kui 200. Oi jumal.
hulga vähem kui paarisajaga, et keemia kedagi ravib, see on ju täielik ju haige, see on puhas. Samamoodi võib öelda, et sind ravib raha. Ma annan sulle 50 ja oledki terve ja annan 100, siis et kui super terve annan 150, hakkad leviteerima. Täpselt sama loll jutt. Me koosneme loodusest, me kõik koosneme looduse algosakest, et kogu loodus ja ainult loodus saab meid ravida. Ajutiselt midagi toetada ja sama on meditsiniga. Alkohol on olnud ju aastatuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid osa millestki kultuuriliselt ja ka meditsiiniliselt. No. Ja kui sa seda niimoodi võtad, mitte et ta on alks, vaid et ta on asi, mida on kõigepealt mõtet võib-olla, millega on mõtet tuttavaks saada. No. Iga pisi asi võib osutuda mürgiks, kui sa seda üle paned või meditsiiniks, kui seda õigel ajal kasutad. Ja sama kuulub kõikide asjade kohta. Ainukene, millesse ma ei usu ja uskuma ei saa kunagi, on keemia. Sest keemia on inimkätte loodud ja kõik, mis on inimmõistuse ja inimkätte loodud, on piiratud. Tal on piiratud efektid ja ta on piiratult kontrollitud ja loodus pole seda ju miljonite aasta vältel kontrollinud. Täpselt nagu need vaktsiinid siin olid vahepeal ja muud asjad. Lihtsalt loodi ainult konkreetselt mingi kindla eesmärgiga, mis ka saavutati suures osas. Ju 10 miljoneid inimesi sai ju surma. Ja veelgi rohkem 10 miljoneid inimesi on eluks ajaks värdjastatud. Ja inimesi sureb ju kogu aeg edasi vaktsiinide tõttu, nagu me teame. See on jah nagu mingi piinlik perekonna saladus, mis on nüüd maha vaikitud, aga millest ei ole, see on ainult Eestis maha vaikitud. Mujal maailmas ammu juba pannakse neid inimesi juba vangi ja kohtutesse värki, ainult Eesti alati nämutab kõik maha. Mujal kõik üldiselt juba teatakse, räägitakse sellest üpris avalikult. Kas sa usud, et Eesti on maailma 3. silm? Ei. Ei usu. Ei usu. Ja mis tähendab 3? Noh, et just kui Eesti võiks olla mingisugune vaimne tähtis punkt. Esiteks, see ei ole 3. silm. Ma ei tea, kust see 3. silme kontseptsioon tuli Indiast vist, jah. See on esimene silm. Esimene, kõige tähtsam. Mitte 3. Seda esiteks. Ärgem unustagem, et vahepeal ka Indias oli ju Kali Yuga 5000 millegagi aastat täielikku vaimupimedust ja väga paljud õpetused värdjastati sel ajal ära ja vigastati ära, väga vähesed jäid terveks. Ja nüüd Kali Yugast välja tulek on päris valulik, sellepärast et me oleme endale juba sisse õppinud ja õpetanud ja miljoneid raamatuid kirjutanud tegelikult nihkes teadmiste pealt. Ja 3. silma teooria, vähemalt mulle tundus, et see tuli ka sellest, et kus see käbi, nääre või see keha siin asub on ju ajus. See on esimene silm, kõige tähtsam, number 1. Aga praegu meil on ju siin nahk peal, kinni on justkui. Ja. Kuidas avada enda 3. silm? Avamise vaev. Võtad ja avad, noh. Kuidas ma hakkan avama, kui ma lihtsalt ütlen, et tavai, ma tahan avada? Kuidas sa oma ülejäänud 2 silma avad? Ärka unest üle. Nii lihtne ongi. Tee esimesega täpselt samamoodi. No. See on ju sinu osa. See oled ju sina. Üks asi, mis mulle jäi veel filmist jäi hästi kõlama, mille kohta ma tahtsin küsida sinu käest, on see, kui sa kirjeldasid seda, et kui sa sündisid, siis sul oli käsikäes sinu vend ja sa plaanisid sündida kaksikuna, aga siis teie teed läksid lahku ja te et enne sündi käib inimene läbi 8. Ei. Kuidas see oli siis? Lihtsalt nendes kohtades, kus meid häälestatakse järgmisele planeedile, ükskõik millise me valime, on ju. Seal planeedi Maa jaoks oli 8 kõrvuti asetsevat filtrit ja vastavalt oma senisele karmalisele struktuurile siin saadetakse maa peale häälestamiseks ühte nendest 8 filtrist ja meid saadeti lihtsalt eraldi filtritesse. Aga need filtrid on justkui ikkagi, meie võime neid mõista nagu värvidena või? Ei, need filtrid, nad on küll iga üksteist on erinevat värvi leek. Aga eelkõige on nad ikka selleks, et häälestada sinu struktuur, vibratsiooniline
struktuur planeedi jaoks maa. Sest on olemas palju veel teisi kohti, kus me elame. Ja just selle konkreetse vibratsiooni jaoks on need 8. Ega ilmaasjata I Chingil ei ole 8 trigrammi ja väga palju veel, kui sa hakkad vaatama. Ja ma hakkasingi mõtlema, et mis olulisus sellel number 8 on ka. Ei, lihtsalt ilmselt on 8 arheotüüpi, arheostruktuuri sind häälestati vastavalt sellele, kellena sa juba selle juurde tulid. Keegi meist ei tule ju selle filtri juurde ju täpselt ühesugusena. Meil on selja taga ju veel 1000 aastaid igasuguseid muid elusid ja planeete ja teisi elukeskkondi. Ja seal siis vastavalt sellele tüübid vaatavad, vaimud vaatavad, kuhu, millisesse sina kuulud. Sind saadetakse tollesse filtrisse, et sa siis ilusti planeedile maa kohale jõuaksid. Sellele teooriale ma olen hästi palju mõelnud seoses simulatsiooniteooriaga, aga just sellele, et on teatud inimtüübid ja me ei ole siin niivõrd erilised ja nii individuaalsed, nagu me võib-olla arvame, aga lihtne eluline näide võib-olla, mida paljud on tajunud oma elus, on see, et ma näiteks tänaval kaugelt näen inimest ja ma näen tema kõnnistiili, ma ei näe ta nägu, aga ma näen tema kõnnistiili ja sellist olekut ja kehakeelt ütleme ja ma olen nii kindel, et see on minu sõber. Täpselt see sama on ju. Ja siis ma lähen talle lähemale, tegelikult on võõras inimene. Aga siis see on mind pannud mõtlema sellele, et et see on see nii-öelda üks sort või üks tüüp inimesi on ju. Ja on teatavad arheotüübid lihtsalt. Ja. Mul on juhtunud näiteks, kuna ma ei ole meestega seksinud elus kunagi, aga naistega seksimise ajal on juhtunud, et kui naised lähevad orgasmist veel kaugemale edasi lovesse, vaata on olemas selline šamaan, eestikeelne sõna love, mis tähendab tegelikult ju šamaani transsi. Ja naised ülihea seksi tulemusena on suutelised oma kehast lahkuma ja minema lovesse. Siis love seisundis naised tihti peale minul, ma ei tea teisi mehi, et oleks, aga mul on juhtunud mitmeid kordi, kus naised hakkavad vahetama arheotüüpe. Sinu embuses seal samas, eks ole, sa oled tal veel sees, eks ole, ja naine äkki blondist sinisilmast saab äkitselt kräsusjuustega neegritarri ja sellest edasi mingisugune egiptlanna ja sealt edasi mingi pikkade valgete juuste suurte sinisilmaga taanlanna. Ja neid arheotüüpe on umbes just täpselt nii palju, siis tagasi ise endaks, saad aru, lihtsalt nagu marslased kukub ja sina näed seda vahetama. Nagu visuaalselt, visioonina. See konkreetselt inimene on ju minu kätte vahel silmad pahupidi, eks ole, ja kukub siis niimoodi keha muutma, shapeshiftima. Ma ei tea, mis eesti keeles see sõna olekski. Aga hakkab kuju muutma ja arheotüübid. Ja siis on teatav arv arheotüüp ja siis naaseb iseenda juurde. Ja kui ikka väga hea on, siis teeb teise ringi veel peale. Kas meestel on, filosoofiline küsimus sulle, kas meestel on võimalik armastada ainult ühte naist? Muidugi on. Kui sa võid armastada, kui sa võid juba armastada, eks ole, siis sa võid armastada, mida ise tahad. Kas ta üle ääre ei hakka ajama, et ikkagi sealt teistele naistele kandub ka nagu midagi? No vaata, sõltub, kas sa armastad seda naist kui isikut või seda naist kui sümbolit. Naiselikkuse sümbolit. Või naiselikkuse printsiipi. Ära unusta, et mehi on ka päris palju siin planeedil maa ja me oleme kõik erinevad, igaühel ma võtan alati mütsi maha monogaamid ees, kes elavad ühe ja sama naisega kogu elu või siis seal. Ja samal ajal ka, kui sind jätkub enamaks kui see ja see on vastuvõetav, siis lase käia, ole see, kes sa oled. Kõige tähtsam kohustus looja silmis, looja ees on elada sellena, kes sa oled. Ja jääda selleks, kes sa oled, jääda endale truuks. Sest ainult sellena on sul ka vägi taga ja kaitse. Kui sa ennast muutma hakkad ja kohandama hakkad, siis sa kaotad kaitse ja kaotad oma väe. Ja kui sa oled kõva vend, tahad armastada 100 naist, lase käia. Naised ei ole lollid, naised näevad, et sind jätkub 100. Nad võtavad selle omaks. Ja kui sa oled kõva mees ja tahad kõik selle armastuse panna ühte naisesse, pane.
valemeid ei ole olemas, kindlaid käskusid ja keeldusid pole looduses olemas. Kõik moraalireeglid on impotentide loodud. Siin tuleb mängu see looduse küsimus tihtipeale, et just kui monogaamia või abielu või see on inimkonstruktsioon ja siis... See on kristlusest alanud. Enne seda ei olnud. Kristlus ja muhameedlus ja need on ju sündinud kõik Kali Yuga ajal, ära unustanud, on sündinud tegelikult sel ajal, kui inimkond oli pimeduses. Ja sellepärast nad niivõrd palju räägivadki hirmust ja süümekatest ja ebakindlusest ja millest kõigest. See on see ei ole üldse kõrge vibratsiooniline religioon. Aga kas sa arvad, et religioon on siis mingis mõttes kuidagi masside kontrollimiseks või vaoshoidmiseks? Muidugi, religioon on ideoloogia, nagu kommunism, kõik ülejäänud asjad. Vaimsus on tõesti teine asi. Vaimsus on absoluutselt religiooni väline, hulga kõrgem asi kui religioon. Religioon on, kujutan ette ise, mingi tüüp väidab, et ta olla kuulnud, et keegi olla öelnud, et keegi ütles seda. Ja siis kirjutatakse piibel 5-meetrine raamat ja kõik tuubivad seda ja kõik sammuvad seda sammu. Aga tegelikult see ei ole ju Jeesuse kirjutatud, on ju. See on kirjutatud inimese poolt. Inimene on ekslik. Sama on kõikide muude nende pühakirjadega. Inimene on ekslik. Inimene sooritab ühest komaveast võib hukkuda 100 miljonit inimest. See ei käi nii. Tegelik ju kõik iidsed teadmised ja päris vaimsus oli alati ju tegelikult õpetajalt õpilasele telepaatiliselt üle antud, mitte sõnaliselt üle antud. Kui tekkisid sõnad ja värgid, siis tekkisid ka kirjavead. Nii lihtne on ju. See on hästi selline piibliga praktiline kriitika, ütleme niimoodi, on tõlkes kaduma läinud asi, on ju, et meie, mina loen praegu eesti keeles piiblit näiteks ja mis see tegelikult seda mõeldi, seal on nagu nii palju filtreid vahel, et isegi kui ühest komast... See ei ole alati teadmatult, see on teinekord ka teadlikult moonutatud. Mõni inimene paneb iseenda sinna vahele, minu arvates ütles ta seda, sellest juba piisab. Ainult väga vähesed tõelised gurud ja õpetajad on suutelised tõde edasi andma otse. Suurem osa inimesi ja kõiki neid isehakkanuid eriti müüvad sulle oma arvamust tõest tõe pähe. Ja siis need, kes viitsivad kuulata ja seda kummardada, need siis kogu elu marsivad kogu aeg kuradi, neil on kogu elu kõnnivad, neil on 2 vasakut jalga, sest õpetaja ütles nii. Aga võib-olla õpetaja oli näiteks skisofreenik. Ja need on need kultussektide kõik liidrid, mis mingi hetk läheb see mull katki, on ju, ja siis inimesed avastavad... Et 30 aastat on nad pannud kuradi mingisuguse venna isiklikku mingit ja praegu on seksfantaasiat läbi elanud või midagi. Mitte ainult seks, vaid lihtsalt katkine inimene, vaata haige inimene ajab haiget juttu, haige lehm annab haiget piima. Nendest inimestest on tõesti näha silmist, et kuidagi eksistents on tühja läinud või nagu kõik on kokku kukkunud järsku, on ju. See ei ole meie asi otsustada, see on nende otsus olnud, nende valik olnud niimoodi elada. Kas inimene siis on ise süüdi kõiges? Inimene on milleski süüdi. Inimene on jumala süüdimatu. Oleks süüdi, oleks lihtne, saaks neid karistada, võtad kinni, et tapad umbes 90% elanikkonnast, praegu maailma elanikkonnast ära, sest nad on kõik süüdi. Nad on ju süüdimatud, neil ei ole ju algharidust, mille põhjalt või algkultuuri, mille põhjalt isegi otsuseid teha. Selles ongi kogu maailma probleem. Et kõik on idioodid? Ei ole idioodid, vaid lihtsalt neil on valetatud algusest peale. Neil on olnud kogu aeg vale matriits on ees. Vaata, kui lihtne. Me vennaga armastame väga käia Itaalias ja Prantsusmaal. Hea toit, hea vein, toredad inimesed, hea teenendamine. Tulime just praegu jälle Toskaanast. Ja siin sõber kutsus Rotermanni kvartalis, et lähme õhtust sööma. Ja me käisime läbi seal Rotermanni kvartalis 2-3 päeva tagasi, võib-olla isegi.
käisime läbi kõik restoranid, igal pool saadeti meid väga viisakalt perse. Miks nii? Meil ei olnud reservatsiooni. Vaata, ainult Eestis öeldakse sulle ei. Ja sest kui sa oled Itaalias, kui sa oled Toskaanas, kui sa oled Prantsusmaal, Hispaanias, alati on omanik ise restoranis. Meie omanikud istuvad ju Miamis või kuradi Balil oma kuradi pitšiga ja seal teevad muid asju, eks ole, tõmbavad seeni. Ja siis rahvas siin 4 eurot tunnis lihtsalt orjab seda mingit restorani ja neid ei huvita, sest restoranist saab tegelikult, on ju. Ja ühe sõbraga käisime võib-olla aasta või paar isegi tagasi, aeg on imelik asi. Lasnamäel on üks mingi kutsekool, kus õpetatakse noori inimesi teenendajateks. Ma tean seda, jah. Me käisime seal spetsiaalselt sõbradest, lähme sinna, et teinekord saab seal väga head suppi. Pulli pärast läksime. Ja selgus, et need õpetajad seal, need naised seal, kes on kõik ise näha, et silma torkava alaväärsuskompleksiga, õpetavad noori inimesi, kuidas öelda kliendile ei. Pole ime, et meil restoranid pankrotti lähevad järjest, Inimene tuleb raha näpu vahel, ta tahab süüa, sa ütled talle ukse pealt ei. Sul pole kuradi reservatsiooni või ütled, meil ei ole seda parasti menüüs, käi minema. Ütleb mingi teenendaja, kes ei tohiks üldse selliseid otsuseid võtta. Selle asemel, et tuleb omanik, ütleb, astuge edasi, kohe paneme teile laua, palju teid on 4, nii, pange üks laud ja 4 tooli juurde. Jah, seda meil hetkel pole, aga me teeme seda. Ja kui te just tõesti tahate seda, ma ütlen kokale, et teeb teile seda. Sest aru, see on see vahe, see on see suhtumine. Inimesed on üksteisele ükskõiksed ja vaenulikud, selle asemel, et olla üksteisega sõbrad. Kui sa oled teenenduses, teenenda. Kui sa oled milleski muus, tee seda, tee rõõmuga, on ju. Aga tagasi lükkamine, ei ütlemine nii tillukese rahva hulgas, nagu seda on Eesti, on väga sitt suhtumine üksteisesse. Aga huvitav, kui see teenindaja saaks palka, ütleme, 2 korda rohkem, 3 korda suurema summa, kas ta siis oleks altim nii-öelda aitama? Kui teenindaja saaks näiteks protsendi sellest, mida restoran teenib, siis oleks see ka tema huvides, et võimalikult paljud inimesed saaksid teenendatud ja kõik õitseks ja õilmitseks. Ma ütlen, Itaalias ja Prantsusmaal on alati omanik ise restoranis kohal, võtab su isiklikult vastu. Sellist pulli ei ole, et lihtsalt mingid tibid seisavad seal tuimade nägudega ja lihtsalt saadavad su ukse pealt minema. Inimesed, kes tulevad, me ei taha midagi muud, kui lihtsalt süüa. Ja samal ajal on seal mingi pikk laud mingite tüüpidega, eks ole, kes istuvad pool lauda, ülend rahvast ei ole. Võtke sealt see üks jupp, tõstke eraldi, pange meid ka sinna istuma. Ei. Teil pole reservatsiooni, käige minema. Ma ütlesin, et teil pole reservatsiooni, saad aru, ütleb mulle teenendaja mingi. Ära teenenda siis, tee midagi muud, mis sulle meeldib. Ära seisa seal ja ära teisi inimesi vihale aja. Sa oled vales kohas järelikult. Ja kui sulle meeldib teenenda, siis teenenda. Selliseid kogemusi on sul, ma usun ka ikkagi olnud, kus sa oled näinud, et inimene sära silmil tuleb ja... kogu Euroopa on selline. Kogu Euroopa on selline. Aga millegipärast just ainuüksi Eestis kuuled sa sõna ei niipea, kui sa kuskile ilmud. Ja see on väga vilets näitaja. See näitab, et meie rahvas ei austa üksteist. Väikene asi on ju, pisi asi. Oleks mina seal ettekandja või kuradi keegi, siis ma ütleks, muidugi tule, Lõpuks oled ju sina see, kes mulle raha annab mu teenuse eest ja selleks ma siin olengi, et sinult raha saada ja müüa ära oma supp, mitte et jätta see supp müümata ja visata prügikasti ja raha jäi ka saamata. Ei ole ju keeruline mõtteviis minu arust. Aga miks see sinu hinnangul Eestis just niimoodi siis on? Et näiteks kui ma vaatasin, on ju filmi Päikese kodanik, siis ma sain aru, kuidas sa tahtsid vabadusse ja ühe katse pärast sind siis kotiti korralikult aastaid pärast seda. Katseid oli rohkem tegelikult. Ma mõtlesin seda algkatset, on ju. Tegelikult oli 5 tundi materjali sellel filmil ja vaene Rihokene pidi selle kõik 2 tunni peale kõik lõikama. Ma arvan, et ta lõikas ja nuttis seal, sellepärast, et see oli ikka väga palju head kraami jäi veel välja. Pole ime, et inimesed ütlevad, et teine seeria võiks veel olla, just kui põnevaks läks, siis lõppes ära. Tegelikult ma
Vaata, minu jaoks oli tähtis vabadus kui selline, et õigustamata vabaduse võtmine teiselt inimeselt käis mulle lihtsalt täielikult pinda, on ju? Aga kas see ütleme, kuidagi tundub natuke võib-olla kerge mingi vastutus lükata mingile varasemale perioodile, aga kas see nõuka mentaliteet on meid muutnud selliseks, et me oleme siuksed? Ei ole. See on ikka kodune kasvatus juba ja inimlik haridus, puht selline lihtne asi on, tee endale selgeks, mis see on, mida sa teed. Sa ei lähe lihtsalt tööle, sa tahad, et su tööl oleks ka tulemus, vaata, sa rääkisid enne, eks ole, et sind huvitab tee tõe juurde ja ma küsin, ka sind tõde ise ka huvitab või? Mitukümmend reinkarnatsiooni sa vajad selleks, et tõeni jõuda või sulle lihtsalt meeldibki bailada mööda seda tõe teed kogu aeg ja tõde on kuskil seal, aga sa nagu kardad tegelikku tõde teada saada. Sama on sellega, kui sa lähed teenendajaks, teenenda, lähed millekski muuks, tee seda, oled näitleja, teed podcast'e, tee neid. Peab olema ju mingi tulemus, mis on nagu kõigile midagi pakkuv. Mitte et sa lihtsalt kuradi eksisteerid täiesti mõttetult, ainult selle nimel, et mingist kellast mingi kellani ajani saada makstud ja nii palju eurosid, siis lähed koju, eks ole, nutad ennast õhtul magama. Idiootne, sära, keegi teine ei saa sind särama panna. Meil ei ole kahjuks kuskil taga seda juhtme kohta. No siis mulle tundub, et ikkagi paljude inimeste sära silmist võtab täielikult ära mingisugune rahapuudus või asi, mida ma ei taha, et isegi minu universumisse siseneks. Mingi siuke mõte üldse, et ma pean muretsema. Kullakene, kui sa oled sellisel alal töötad, kus sinu rahapuudus saaks lahenduse selle läbi, et sa oleksid parem teenendaja, siis seal on ka sinu lahendus. Mida sa süüdistad inimest, kes tuleb raha näpus ja tahab sinult suppi saada. Et anna parem raha ära ja käi minema, on ju. Anna talle suppi ja võtta raha, Kui see rahapuudus on teemaks, mis on jälle idiootsus, sest raha on ju puhas illusioon tegelikult. Raha pole ju olemas, on ju. Raha on illusioon, ta on loodud illusoorsena. Kui sa võtad täna õhtuks kogu maailmal, kogu raha ära, kas sa arvad, et inimesed surevad välja või? Ei sure. No leitakse mingi uus raha nagu? Ei, leitakse teine moodus omavahel vahetada ressursse ja vahetada asju niimoodi, et kõik toimiks edasi. No see on mugavustoode või mina nimetan raha alati lõbukupüürideks. Et sellest saab lõbu osta. Ainult probleem on sellest, et kui kõik on lõpuks raha pärast ära hävitatud, siis ainult raha ei kõlba süüa. Seda küll, jah. Jah. Kuldain äri. Istud seal rahuniku otsas seal kurat ja mõtled, et vau, et saaks nüüd praegu võileiba. Aga ei ole. Raha on. Kas sa usud, et raha võib tagada mingil määral vabaduse? Raha tagab sulle vabaduse teatavate asjaolude piires, mis on pandud sõltuvusse rahast. Nende asjaolude piires, jaa. Aga see on ka kõik, sul võib olla 300 miljardit dollarit, eks ole, see on maailma hetkel kõige rikkam mees. Ja siis tuleb üks viirus, teeb ampsti. Ja järgmisel hommikul oled sa kuradi külm keha, mille varba küljes on kuradi kumm sinu numbriga ja sind lükatakse kuradi kasti. Oligi kõik. Need asjad ei ole nii keerulised, asjad on ka lihtsamad. Põhimõtteliselt enne mul tuli korra mõte, et sa ütlesid, et anna inimesele raha ja lõpuks ta usub, et ta leviteerib, et kaudses mõttes, kui sa annad mulle piisavalt raha, siis ma võin osta helikopteri ja nii öelda leviteerida. Tead, ma ütlen sulle, mul on väga palju väga rikkaid kliente maailmas. Tõeliselt jah. Ma ei saa öelda, et neil on 100 miljardeid, aga mingeid miljardid kindlasti on. See on ka päris hea papp. Praegusel vaesel ajal iga miljard on päris korralik raha, ütleme niimoodi. Ja ma ütlen, et ma tean ainult ühte inimest, kellega ma oleksin nõus vahetama elusid. Ainult ühte. Kõik ülejäänud on õnnetud inimesed. Ei ole see raha neile midagi andnud. Ja nende lapsed eriti. Kõik arvavad, et kõik vinguvad siin Eestis ka, oleks mu isa miljonär, küll ma ikka läheks ja reisiks ja teeks ja õpiks ja areneks. Rahast ei sõltu midagi, kõik sõltub su tahtest. Sinu tahtest. Ja kui sul on tahe, sa lähed lihtsalt ja sa lähed läbi kõige, sest sul on visioon ja visioon on see tee, mis läheb kõikidest asjadest läbi.
keegi ei saa sind takistada ega peatada. Ma tean niivõrd palju miljardäride lapsi, kes juba 5-16 aastaselt on hullumajades, nad ei taha elada, nad ei taha haiglast välja tulla, nad ei taha elada. Need on kogu elanud kuldlusikaga toitu suhu topitud ja elanud kogu elu ainult lapsehoidjate ihukaitsjate keskel. See ei ole mingi elu. No. Ja nad annaks ära ükskõik mida, et saaks lihtne inimene olla. No. Et saaks proovida tõelist elu ka. Veidi valu tunda, kuskil varba ära lüüa, saad aru, käia paljajalu poris, nad kunstlikult loovad endale situatsioone, kus nad saavad üksteist näiteks perse poiss ja tüdruk, et saada siis öelda, et näed, mind jäeti maha ja siis nad elavad siis nagu samal ajal, püüavad luua endale midagigi ilusat ja elavat. Raha ei ole kunagi lahendus. Ja vahendina ta on okei, aga ta ei ole kunagi lahendus. Ja mõtlen, kui homme raha ära kaotada maailmast, midagi dramaatilist ei juhtuks, elu läheks rahulikult edasi. See on jälle illusioon, mille me oleme omaks võtnud, sest see on lihtsalt meil on ajud läbi kepitud sellega ja me oleme omaks võtnud. Mis neid inimesi vaevab, ütleme neid jõukaid või kas või mitte jõukaid inimesi, kes tulevad sinu jutule ja tahavad mingisugust abi? Alates tervisehädadest, nendest hädadest, et sa oled küll, sul on igal pool kuld ja kard ja värk ja kõik, aga tegelikult sinu naha sees oled ikka sina ise, sina tead väga hästi. Mu poeg oli siin ju mitmeid aastaid, Johann oli mitmeid aastaid supermodell maailmas. Ja tänu, nagu temale ma suhtlesin seal ka paljude modellidega, loomulikult, oma laps, eks ole, viisime autoga teda seal castingutele ja värkidele ja käisin mingitel pidudel ka ja igal supermodellil on saladus, mida ainult tema teab, aga jubedalt põeb. Tal on kuskil mingisugune punn kannika peal või mingi muu asi, mida ta teab, et kogu maailm vaatab seda punni. Tegelikult kedagi ei koti seda aru, et tema ajus, saad aru, on see olemas. ja nii on kõigiga, sa võid olla ju superrikas, aga samal ajal sul võib olla terviseprobleemid sünnist peale või juba möödunud sündidest peale. Loomulikult sul on suhteprobleemid, igaüks tahab nüüd sinu raha, sinu vaesemad perekonnaliikmed tunnevad, et neid on tõmmatud, et sinul on rohkem kui neil ja nii edasi. Labased asjad. Täitsa labaste asjadega tullakse teinekord, eriti väga rikkad inimesed tulevad, väga labaste ja lihtsate asjadega ma juurde. Kas võiks siis öelda, et nad tulevad täpselt samade muredega, millega tulevad nii öelda need, kellel nii palju finantsi ei ole, välja arvatud, et neil rahamuresid otseselt ei ole? Midagi ei saa üldistada, igaüks on omaette olend. Mul oli näiteks pruut Los Angeleses, üks ääretult ilus tüdruk tantsijanna ja ta oli viimane kandidaat Michael Jacksoni Thrilleri videosse, oli 2 tüdrukut. See, kes sinna lõpuks pääses ja see minu pruut, kes oli tollest tüdrukust kordadest ilusam. Miks ta ei pääsenud videosse? Ta oli pikk, ta oli pikem, ta oli Michael Jacksonist pikem. Siin sa nüüd oled Michael Jackson või siis Prince või siis Bono. See on $100 miljonit, aga sa oled 1,50 m pikk. Meeletu alaväärsuskompleks, seda aru. Meeletu. Ja seda ei osta rahaga tasa, mitte miski. Hiinas saab panna puujalad endale selle eest. Pane, aga ikka oled sa 1,50 m. Ja sa tead seda väga hästi. Ja seda teavad ka kõik sinu ümbritsevad inimesed ja kõik nii edasi, nii edasi. Sama on väga paljude suurte Hollywoodi superstaaride, movistaaridega, filmistaaridega. Tomiga ju liikusime seal kogu aeg. Hollywoodi pidi, Tom on ju nende jaoks üldse monstrum, 1,95 m. Reket, Tomi laps, 20. Ära üldse mine Hollywoodi lähedale, nalja teed või. Ta on ju nagu Eiffeli torn seal. Kõik on sellised väiksed mehed ja väikestel meestel on väikse mehe kompleksid. Kas tal on seda kompleksi vaja? Võib-olla mitte, aga temas on see kunagi tekkinud. Seal ta on. Võib-olla see kompleks isegi mõnda meest vähemalt aitab, et viib edasi teda, tekitab mingisuguse sädeme nii-öelda. Ei kõik asjad viivad edasi. Kompleks ei ole nüüd parim meetod edasi minekuks, sellepärast lühikeseks jääd sa ikka. Kui see on sinu probleemiks, siis seda probleemi see ära ei võta.
jah, nüüd sa oled rikas lühike mees. No, see on ajatu küsimus, et viha võib olla samasugune nii-öelda taganttõukaja kui hirm põhimõtteliselt on ju. Et kui sa või see, mille poole sa püüdled või siis sa kardad seda, kuhu sa jääd on ju, kui sa ei püüdle. Seda ei viitsi analüüsida, see on iga mehe enda probleem. Kuidas ta oma probleemidest välja tuleb, kes lihtsalt hakkab jooma, kes võtab mõistuse pähe, kes komistab õige naise otsa, kes paneb talle mõistuse pähe. Iga ühel on täiesti erinev tee selle tõe juurde, millest me päris alguses rääkisime. Kus sa ennast lõpuks leiad või ei leia. Tarmo, mis sa hommikuti teed, kui sa üles ärkad, mis sa esimese asjana teed? Kõik sõltub sellest, kas ma ärkan üksi või kellegagi koos. Kui ma ärkan kellegagi koos, siis me teeme keppi loomulikult. Kui ma ärkan üksi, siis ma teen kohvi. Kas pärast keppimist teed ikkagi kohvi ka, kui sa kahekesti ärkad? Muidugi. Kui ma just järgmist ei tee otsa. Ja. Aga on sul mingi päevarutiin või sa lihtsalt vaatad nii, kuidas tuleb? Mul ei ole plaane, mul on suund. Mul pole rutiini, mul on suund. Kui sa voolad nagu jõgi, siis kõik, mis jääb sinu voolamise teele, ongi sinu elu ja sinu plaan. Ja kui sa hakkad plaane tegema, siis palun väga tee, aga minul neid ei ole. Mul on suund, mul on mingisugune tunne, kuidas tänane päev läheb. Ma vaatan pendliga, ma tean, mis mul enam-vähem tulema saab ja ma lasen selle kõigil juhtuda. Ja kui see minuni jõuab, siis ma tegelen sellega, enne ja pärast ma ei tegele. Kas sa saatusesse usud, et kõik on just kui ette kirjutatud? Absoluutselt, mitte kõik, aga suurelt joonelt ja suund on ette kirjutatud. Et põhimõtteliselt, kui me võtame jälle selle tõe, et siis tõde on ette kirjutatud, aga teekond sinna on sinu enda valida. Tõde on seisund, tõde on praegu. Ei ole niimoodi, et ma hakkan nüüd astuma ja ühel päeval 80 aastat hiljem ma kohtan tõde. Tõde on kogu aeg. Sellest hetkest, kui sa sünnid, on tõde. Sa oledki tõde. Aga oma tõe kvaliteeti valid sa ise. Kas su tõde on kurb või su tõde on rõõmsameelne või su tõde on aktiivne või su tõde on filosoofiline, passiivne, milles sinu tõde sinu jaoks parajasti sulle nagu midagi pakub. See on sinu tõde. Me oleme tõde. Kuidas vältida siis iseenesele valetamist? Jah, väga lihtne. Ära valeta. Nagu inimesed küsivad, kuidas jätta suitsetamist maha. Ära enam suitseta. Ära enam joo. Ma ei taha seda, kuidas. Ära tee rohkem. Mis mõttes nii lihtne ongi või? Täpselt nii lihtne on. Midagi keerulist. Endale valetamine on sisuliselt tühi töö. No ja, naised, sellest me saame aru. Naised võivad valetada. Panevad selle omale kunstrindu ja valeripsmeid ja mingeid asju, kõike see käib naiste maailma juurde, sinna mehed me nagu ei sekku. Aga see on väline. Aga naiste tegelik olemus on rohkem tõe lähedane kui kõik miski muu. Naine koosneb tõest, naine on tõe vahendaja ja tõe valem. Naised on hulga rohkem algusest peale juba programmeeritud ja võimendatud näiteks hakkama saama vältimatuga. Kui sul on ikka päevad, siis sul on päevad. Sa ei saa midagi teha. Kui sa oled rase, sa oled rase. Siin ei ole midagi teha. On ju? Ja nii edasi, nii edasi. Nii et see ongi tõde. Sa sünnid tõena. Ei ole olemas sinu välist tõde. Kõik on kogu aeg tõde, nagu kõik on kogu aeg universum. Inimesed arvavad, et paralleelmaailmad peavad olema kusagil kaugel. Ei ole, nad on siin samas, lihtsalt kõik on erinevad võnkesagedused. Sa keerad seda nupukest veerand millimeetrit ja saad portugalikeelset ilmateatet näiteks. Ja veel veerand ja on sul saksakeelne disko jookseb, on ju. Sama on paralleelmaailmadega, teised võnkesagedused, lihtsalt teised maailmad. Ja ainukene, mis meid eraldab, ongi meie enda isiklik programm. Planeet Maa, inimesed, on ju, see programm. Keerad veidikene ja on järgmine maailm.
ja need, sellepärast näiteks lapsed ja loomad näevad. Taimedest ma ei tea. Taimed on üldse väga huvitavad elusolendid. Aga lapsed ja loomad näevad paralleelmaailmu ja ka paralleelmaailmade elanikke näevad. Kui ma näiteks puhastan inimesi paralleelmaailmade parasiitidest, siis lapsed näevad, kirjeldavad väga täpselt neid. Koerad hauguvad nende peale. Ja. Mul just hiljuti, ma olin juba õnnelik mingi 2 nädalat tagasi, ma sõin väljas restoranis ja mul tuli see déjà vu tunne peale, et ja kõik on täpselt nagu detailideni täpselt niimoodi olnud ja ma olen siin olnud, on ju. Ja siis ma hakkasingi rääkima, et mis see déjà vu seletus on ja mulle meeldivad sellised muinasjutulised seletused. Ja üks seletus on paralleeluniversumi seletus, et korra need 2 nagu joont lähevad kokku, et sa kuskil nagu ongi nagu mingi sageduse et otsid vaata seda, on ju. Ja siis sa järsku tunned ära, et oota, siin ma olen juba olnud ju, et mis toimub, on ju. Igasugust asja, kõik on kogu aeg võimalik ja kõik on kogu aeg lõbus tegelikult. Sa võid maailma enda jaoks traagiliseks mõelda, aga maailm on tegelikult alati head naeru väärt. No jumal pidavat naerma, kui inimene plaani teeb. Mitte ainult jumal, aga teised inimesed tihtipeale naeravad, kui mõni plaani teeb. Ja. Aga Tarmo, mis sa ütleksid, kes või mis või on jumal siis? Kas see on universum lihtsalt? Kõik, mis on? Looja või? Jah. Looja on see, kelle mõte me oleme. Kas Jumal on universumist väljaspool või on ta universumi sees? No räägi mulle, mis see universum on, siis ma tõmba piirid paika, siis ma vaatan, kus ta parasti on. Kõik, nii kaugele, kui silm ulatab. No siis on Jumal ka kõik ju. No jah. Aga kui see on tema mõte, kõik see teha, siis ta just kui võiks seista kuskil tugitoolis istuda ja vaadata. Ei. Või siis ta on ise ennast ja sisse nii-öelda programmeerinud. Kõik sõltub sellest, kas sa eraldad ennast loojast või eralda. Ja kui sa eraldad, siis ta on miski eraldi asub. Kui sa ei eralda, siis sa oled ka Jumal, sa oled osa sellest kõigest. Me oleme kõik osa sellest suurest Shakespeare'ist. No. Ja inimkonna allakäik algas sellest, kui inimene kaotas huumorimeele. Hakkas liiga tõsiselt kõike võtma. Püüdis kõike ratsionaliseerida. Jumalikku ei anna ratsionaliseerida. Inimmõistusega panna paika mingiteks valemikesteks ja kastikesteks ja karpideks, see on täiesti mõttetu. Sellepärast on mõttetud ka kõik need maailma praegu räsivad sõjad ja see tohutu materialism, mis oma sisult on tegelikult ääretult ebapraktiline. Materialism ju põhineb ainult raiskamisel, meie ressursside raiskamisel, meeletul raiskamisel, selleks, et luua midagi, mida pole üldse olemas, luua kuradi hunnikuid, mingit raha, mida saab trükkida iga idioot, kui ta tahab. Ja läheb veel veidi ja siis on see planeet ka, planeet Marss, täpselt samamoodi nagu Marss oli kunagi nagu planeet Maa, oli roheline. Et inimene ei õpi. Oota, Marsil oli kunagi siis elu? Seal on ka praegu elu, aga teistsugune. Aga ma olen täiesti, kuule, kui teadlased avastavad juba Marsil endiseid isegi plääže, siis on asi juba päris naljakas, on ju. Et seal on olnud plääžid Marsi peal kunagi, ega siis vaata... Ehk siis seal on päikest võetud. Just nimelt, ja seal on bikinides ringi käidud kunagi. Me usaldame liialt selliste keskpäraste püüdlike šarlatanide, kes nimetavad ennast teadlasteks. Me usaldame liialt nende mõistust. Nad on tegelikult intelligentsed idioodid. Nad ei ole tegelikult suutelised maailma mõistma. Mõistavad, võib-olla hammustavad lahti, arvutavad lahti mingi ühe väikse fraktsiooni millestki. Aga nad ei ole iial suutelised analüüsima ja lõplikult paika panema kogu teadmist ja värki. Sellepärast nad muudkaga avastavad uuesti ja uuesti. Oi, nüüd me avastasime, et oi, see ei olnudki nii, see on hoopis nii. Oi, nüüd me avastasime, et see polnud nii ka, see on hoopis nii. Nad jäävadki niimoodi avastama kogu seni, kuni see kontseptsioon, teadus üldse eksisteerib.
teadus võtab ju kõik lahti ja siis nad ei vaata tervikut, vaid nad vaatavad, iga osakond vaatab oma ühte väikest osa ja teeb sellest omaette teaduse ja müüb meile jälle tõe pähe. No, kui sa ei usalda ise ennast, siis ei ole mõtet kedagi usaldada, alusta ikka endast. Siit ma jõuan hea teemani, et keegi küsis mu käest kunagi, et miks sul selline nimi on podcastil ja et mis asi see ESO on ja miks sa sükest jama ajad või noh, tegeled sellega, siis mulle tundub ka, ma ütlesin, et mulle tundub, et kõik teave või kõik, mis justkui meile midagi siin annab, ei ole see teaduslik, ei ole nagu käega katsutav ja keelega maitstav ja silmaga nähtav, et on midagi sellist, mis võib-olla, noh, seda tuleb nagu väga-väga kuulatada niimoodi, et see ei ole kohe nähtav, on ju. Aga ja sellega mul tuleb sõna kõhutunne alati meelde. Kuidas minust igal inimesel on see olemas, aga seal peal on nii palju müra, et tihti peale, noh, ma ei tea, kas inimesed ajavad sassi selle või ei kuulegi enam, on ju. Mis soovituse sina annad, kuidas oma kõhutunnet kuulata paremini? Sama asi, kuula. Usalda oma kõhutunnet kõige enam. Ära lase kellelgi teisel endale öelda, mida sina pead mõtlema. No. Naljakas on see, et näiteks zen-budismis on olemas selline väljend nagu üks esimene asi, millega noored mungad pannakse aastateks teinekord mediteerima, et kuidas kõlab ühe käe plaks. Mis asi on ühe käe plaks? Tadid istuvad siis seal 8 aastat nina vastu niisket seina kuskil ja mediteerivad tohutult ja aga selle peale ei tule neist keegi, nad on ju kõik süütud ju. No. Ühe käe plaks on kõrvakiil, võtad tüdrukul kuradi kannika pihku, saad selle laksu kätte, enne kui sa jõuad isegi reageerida, on see plaks juba käinud. et elu on mingi asi, mida ei saa panna ei pühadustesse ega mitte muudesse asjadesse. Elu koosneb, ärgem unustagem, et elu koosneb ka sõnnikust, sitast, mädast, verest, saad aru, kõigest, see on elu. Mitte miski enam ei ole elu, see on lihtsalt suur, noh, lihtsalt valgus ja kõik, seal sa siis istud järgmised 10 miljonit aastat ja mõtled, võtta, mida ma valesti tegin, ma tahaks tegelikult jäätist, aga ei saa, siin ei ole jätta, saad aru? Elu on tegelikult ju rõõm, see on mõeldud sellena ja selleks, et tunda rõõmu, olemise rõõmu. No. Mitte otsida mingisugust enda väliseid veel põhjusi, miks sa elama pead. Me võime ka elamata jätta, ei juhtu ka midagi. Meil ei ole kohustust elada. Ja sellega mul tuleb, ma saan nagu aru sellest, et inimene annab ka kõigele justkui, ta võib täiesti enda reeglite järgi elada, selles mõttes, et kõigele tähendus andmine, noh, täpselt nagu sa rääkisid alkoholiga, et on, no mina olen suur suitsetamise ja nikotiini fänn, on ju, ja siis ma saan aru, kuidas mõni inimene tõmbab iga suitsuga on tal, noh, neab ennast, et miks sa ikka seda teed ja nii edasi. Ja on teised on sellised lõbusad, elujõulised suitsetajad, kes isegi ei mõtle sellele. Indiaanlased ütlevad suitsetamise kohta järgmist. Põhja-Ameerika indiaanlased ja ürgmetsa indiaanlased. Ja ärgem unustagem, et eestlased tegelikult on ka indiaanlased. Me oleme indiaanlastega geneetiliselt otse suhtes tegelikult. Indiaanlased ütlevad niimoodi. Tubakas on kõikide ravimtaimede ema tegelikult, ürgmetsas. Ja ta on selleks, eksisteerib selleks, et suhelda vaimudega. Kui sa juba süütad tubaka, siis mõtesta see tegevus, ütle palve, ütle väike meditatsioon, ütle mingi soov, mõtle midagi, ära raiska kallist kraami. Ja kui sulle väga meeldib suitsetada, siis tuleb rohkem palvetada. Palveta 3 pakki päevas, kui tahad, aga mõtesta oma tegevus, ära tee tühja tegevust. Noh, ongi kõik. Ja see kehtib kõikide taimede kohta, väetaimede, kõikide muud asja ka. Tee sellest rituaal, tee sellest teenistus, tee midagi sellega, mitte lihtsalt ära tõmba ennast kuradi viltu ja pärast värised seal mitu päeva. Vaid anna kõigile mingisugune mõte, noh, arene sellega, liigu, reisi, kasva, noh, tee midagi sellest. Suitsetamine, ma ei ole ise suitseta, ma pole elus ühtegi sigaretti tõmmanud. Aga mul on suur respekt tubaka
kui sellise suhtes. Sest ürgmetsas üldiselt näiteks šamaane toodetakse ju niimoodi, et kui inimene otsustab šamaaniks hakata, šamaani test on tubakas. Talle keedetakse tubakast, selline suur kausitäis tubakajooki, mis on täiesti surmav. Ja ta joob, ma olen ise joonud seda ürgmetsas, Peru ürgmetsas, ja ta joob selle ära ja siis ta on 3 ööpäeva koomas. Ja kui ära sureb, siis sipelgad pistavad su nahka seal lihtsalt ürgmetsas ja rahumajas ja kui ei sure, siis tähendab, et taimed on su omaks võtnud. Sealt edasi, tubakast edasi hakkad sa tegema järgmiste taimedega, järgmisi tutvumisi väetaimedega. Aga tubakas on see, kes sind testib. No. Oota, sa jõid seda jooki seal? Ma olen seda ise joonud enne ayahuasca tseremooniat, lihtsalt kuna ma ei viitsinud puhastuda. Enne ayahuasca tseremooniat võiks 3 ööpäeva puhastuda ja nälgida, ma ei viitsinud. Ja siis taadid metsas andsid mulle lihtsalt selle tubakajoogi ja 3-liitrise vee. Pütti ütles, et joo see nüüd kõik ära ja seisa sinna jõkke nüüd poole põlveni, on ju. Joo see tubakavärk ära, eks ole, ja siis joo vett peale, muidu sured ära. Ja siis ma seal mingi tunnikene raudselt kohe sittusin ja oksendasin seal vees. Sest kõik tuleb sust välja, ta puhastab su täielikult ära, siis jood kogu aeg vett peale, muidu sured ära. Sa pead seda laiendama. Tavaline soe joogivesi, lihtsalt 3-liitrisest purgist jood peale. Ja lihtsalt lased. No jah, kui sa jätsid oma kodutöö tegemata, siis sa oma laksud kätte, ega siis need taadid ei alasta. Seal ei ole oma onupoja poliitikat. Sest muidu sa võid saada seal väetaimede tseremoonias valed laksud sisse. Sa pead olema valmis selleks. Ja ma mõtlesingi küsida su käest, et kas sul on mingi isiklik vimm tubakaga, et selles filmis oli tihti sa seal nõudsid vangikongi kaaslastest, et ei tee suitsu. Mul ei ole vimma absoluutselt, mul on täielik respekt, aga vaata, Vigala Sassi ravinud suitsetajaid. Miks? Ta ütles, et tubaka suhtes on tal täis respekt, aga tal puudub respekt inimeste suhtes, kes on pannud ennast sõltuvusse. Ja sõltuvus on esimene samm orjalikkuse suunas. Ja ta orje ei ravi. Orjad on otsustanud orjad olla, siis kärva, kui tahad. Sest aru, kui sa suitsetad, nagu ma sulle just rääkisin, nagu indiaani rahvas, et sa annad selle asjale mõtte ja sa ei suitseta lihtsalt automaatselt, regulaarselt kogu aeg lihtsalt jälle võtad, paned, vaid sa iga kord mõtestad oma tegevuse. Siis on see teine asi. Aru. Aga vanglas ju kõik lihtsalt kakuvad suitsu, seal ei ole muud midagi teha ja sa, no kellega sa seal koos, sa oled ju mingite kuradi pättide ja retsidega koos ja see lihtsalt haiseb ja minu vaesed väiksed puhtad neitselikud kopsud ei armasta sellist disrespekti, no tehke vähemalt aken lahti, aga talve ajal nad ei teinud akent lahti, no. Siis ma lõin akna sisse jaanuaris Patarei vanglas, lõin lihtsalt akna sisse ja ei olnud kütet, nii et sellest tuli väga suur pahandus. Aga vähemalt ma hingasin puhast õhkuna. Värsket õhku sai vähemalt. Ja. Iga ühel on oma maailm ja sa pead enda maailma see eest seisma, mitte lihtsalt laskma teistel selga sõita mingitel jobudel. No. Ja ma mõtlengi suitsetamise peale, et jah, kui sa tõesti ostad on ju poest punast marpsi, siis ja tossad seda, et siis see läheb, mingi hetk läheb nagu autopiloodile, aga just kui mingid alged on seal olemas, et näiteks inimene võtab nii-öelda pausi tavalisest tegevusest ja läheb justkui oleks mingi rituaal. No kõige parem on, kui sul on puhas tubakas, kasvata ise oma tubakas või osta oma tubakat inimestelt, kes ise kasvatavad seda. Ürgmetsa tubakas on veidi kibedam, nimetavad seda mapacha tubakas, aga sellega palvetatakse. Ma olen palvetanud sellega küll, mul on kodus olemas, aga ma ei hing alla. Mul kõrilihased ei lase tubakat kõrist kaugemale alla. Näiteks marihuanat ma saan alla hingata. Mulle marihuana taimega on suhe teistsugune. Tubakat taimega minu suhe on puht mentaalne. Ma ei suitseta marihuanat, aga ma olen proovin kunagi jälle ürgmetsas seal ja see läheb alla ilusasti, aga tubakat ma ei saa isegi alla hingata, lihtsalt keha ei võtta vastu. Nii et mul on iga väetaimega ei saa olla sul isiklik suhe, sul on mõnedega lihtsalt ei ole, aga respekt on ju olemas. Marihuanaga samamoodi kanepiga, respekt on väga suur, sest see on ka ravimtaim tegelikult ja puhas medicin. Kõik, mida loodus kasvatab, kõik, mida
looja on maa sisse pannud, kõik see on puhas medicine, see on kõik väärt austust ja respekti. Ja ega siis teadlased ka teavad seda kõike, lihtsalt poliitikud on teinud sellest omaette lihtsalt jälle mängumaa, kus lihtsalt kaubeldakse punkte. Niipea kui Californias legaliseeriti marihuana, oli rahumajas. Rahumajas. Ja Eestis on kanep olnud ju alati traditsioon, meil on isegi kanepi linn olemas Eestis. Et Eesti võiks kanepit kasutada küll ja kasvatada ja kanepist saab ju imeasju teha ju kõike, aga keemiatööstus omal ajal lihtsalt tegi niivõrd kõva antipropaganda, sest nad tahtsid hakata nailonit müüma. Oma nailonit ja oma keemilist asja. Ja. Samamoodi nagu on praegu keemiakombinaadid on loonud ju tegelikult selle nahkade vastase tohutu võitlus, et võt loomanahkasid ei tohi kasuta. Vastupidi, ürginimesed ja inimesed alati näitasid oma respekti loomade suhtes selles suhtes, et kui sa juba tapsid looma, siis kasutati ära iga karvakene sellest loomast. Respektina mitte ei visatud ülejäänud kõik kasutamata asjad lihtsalt prügisse, nagu praegu tehakse. Ja jällegi keemiakombinaadid selleks, et müüa oma keemiat, lihtsalt on neil on nii palju raha, et osta ära raadio ja tele ja need kõik reklaamid ja värgid. Ma lendasin kunagi New Yorgist LA-sse ja mu kõrval istus üks noor naine, läks jutuks. Ma küsin, mis teed seal LA-sse? Me läheme, et ma olen AT&T telefonifirma esindaja, et ma olen LA-sse, et mul on vaja ära kulutada $60 miljonit reklaami peale. Mõtlesin, mida sa reklaamid, siis mitte midagi. Lihtsalt meil jääb raha nii palju üle, et meil on vaja seda raha raisata, sest tegelikult telefonikompaniid võiksid inimestele kõik seda tasuta ka pakkuda. Meil ei ole raha vaja, aga lihtsalt ahnus on selline, et me peame raha võtma, kuidas sa jätad võtmata, kui sa saad. Sama nagu siin meil praegu, pannakse kõigile hinda juurde, sest tuleb võtta, kui saab võtta. Nad ei saa lihtsalt aru, et ühel päeval inimestel ei ole enam. Toidu raha ei ole. Et ahnus hakkab jälle siit kuskilt peale, mingid rakud on risti läinud peas ja siis lihtsalt ahnusest tehakse vale otsuseid, mis on kõik kestavad ega lühikest aega ja mõjuvad kõigile eranditult, ka nendele, kes teenisid, ikkagi tagantjärgi mõjuvad ka neile tegelikult laastavalt. See naha teema on seotud hästi, ütleme, ohtliku trendiga või just kas mingit videot või kuskilt ma vaatasin, kus tehti siis, vaadati mingit uut autot on ju, ja siis, et siin on need nahkistmed, aga need ei ole päris nahast, need on mingisugused keemilised nahad ja inimestele müüakse see maha justkui tegelikult süütu inimene tahab, ma ei taha loomadele halba, ma ei taha planeedile halba, nende nagu siuke hea tahe tegelikult keeratakse nende vastu ja see on hästi nagu siuke kole äri. Kui sa ei taha loomadele halba ja värki, siis lõpetage metsade maha raiumine, lõpetage loomade elukeskkonna hävitamine, lõpetage vete mürgitamine, seda aru. Mitte ärge rääkige nendest loomadest, kes on niikuinii juba saadetakse tappamajja selleks, et kuradi teha kõiki neid toiduaineid, mida nad teevad. Mis on kõige kohutavam ongi see, et suurem osa sellest loomast visatakse prügisse. Võetakse ainult mingi osa ja ülejäänud visatakse prügisse. Toodetakse elus olendeid selleks, et neid tappa. See on eetiliselt väga, väga raske viga. See jõuab inimesena tagasi. Inimelu on muutunud praegu planeedil väga odavaks. Algab kellegi teise elust alati, aga lõpuks oled ka sina, on ka sinu elu odav. Praegu teadust juba ütled, aga milleks inimesi enam matta, vaata, surnutest saab ju väetist. Ameerika teadlased ju aastast surnutest saab väetist. Varsti on niimoodi, et kuule veel võiks väetist olla, aga surnuid jäid väheks, et mingi tapke veel 200 miljonit, meil on väetist vaja. Seda aru, kuhu jõuab ringiga kokku see perverssus. Kui me astume loodusest välja ja hakkame ise jumalateks, ise targaks. Sellest on tehtud ju fantastiline modernne toode, kuidas saab, et kui sa ära sured, siis sind maetakse maha ja sinna pannakse puu nagu, et sinust justkui kasvab see puu. Et see on selline rikkurite viis, kuidas ennast lasta matta nüüd. Et sinu haud on siis puu väetis. Kahjuks mitte, näiteks rikkuritel on Ameerikas oma loomade surnuaiad. Koduloomade surnuaiad. Ja need loomad ei lagune.
looduses, nad on nii keemiat täis, et nad ei lagune. Ja nüüd on niimoodi, et tuleb hakata otsima uusi kohti, sellepärast, et arvati, et ei ole tore, matad oma koerakesed, kassikesed, küülikud ja muud asjad sinna maha ja paned siis puukese, põõsakese. Aga nad on kunsttoiduga nii keemiat täis, et nad ei lagune. Loodus ei võta neid enam vastu ja sama on inimestega, sellepärast tulebki neid põletama hakata. No. Me unustame täielikult ära, et maa on ju veel loodust, aga kas võtab su vastu ei võta. Järelikult see puukene sinu pealt ei tule sinust. Sa oled seal veel 1000 aastat seal kuradi, tänu oma kõikidele oma nendele tablettidele ja värkidele, mida sa kogu elu oled võtnud targalt, mida su enda targad arstid on sulle soovitanud. Vaata, niipea kui ükskõik millest pühast saab business, siis on see pühadus lõppenud. Kas sina küsid inimeste käest raha, kui sa neid tervendad? Ma ei tervenda, ma puhastan. Ma puhastan inimesi ära selleks, et ta saaks oma karmat edasi elada, ma nende karmat ei muuda. Ja muidugi ma küsin raha selle aja eest, mis mul kulub nende inimestega tegelemiseks, kus ma pean elama teise inimese elu enda elu asemel. Aga ma võtan sama palju raha kui näiteks suvaline advokaat. Või psühholoog. Jah, see on minu aeg. Ma ei pea sinu sitta, soolikate, mäda, haiguste, suhete, tülide, lahutuste ja loomade ja muu kõigelega tegelema. Ma ju ei pea. Kui ma võtan seda teha, ole vähemalt nii kena, et ole mingilgi määral tänulik selle aja eest, mis ma sinu elu elan enda elu asemel. Sest kui ma võtan, kui ma ütleme oma elus töötanud, ütleme paari tuhande inimesega kindlasti, korruta see 2, mul läbi ka inimese peale paar tundi vähemalt, pluss veel hiljem ka me ju suhtleme. 20 000 elutundi, 40 000 elutundi on päris palju aega, on ju? Mis sa oma elust annad lihtsalt ära. 10 000 tundi pidi olema 10 aastat umbes. No palun. 40 000 tundi. 40 aastat. Palun. Tarmo... Ravimist ei ole ilma tänulikkuseta. Inimesed, kes hakkavad arvutama seda ja keelduvad olemast tänulikud, sest nad arvavad, et teised inimesed peavad nende probleeme lahendama. Ei pea. Tahad valuta, tahad sure ära, tahad kannata, on ju? Kui ta tuled professionaali juurde abi saama, siis ole tänulik. Ja selles mõttes jah, et muidugi täpselt raha nagu mugavustoode, et kõige kergem oma tänulikkust näidata on kõige lihtsam, jah. Tarmo, lõpetuseks tõmbab ringiga selle asja kokku, et ma küsin ikkagi selle põhiküsimuse ka sinu käest ära. Lõpuks ometi, nii. Et kui inimene siin maailmas sureb, kas ta läheb sinna kohta, millest me enne rääkisime, et ta läheb nende filtrite juurde valima uuesti? Kõigepealt ta läheb valgusse tagasi, kust me tuleme. Ta läheb valgusse tagasi ja siis, kui ta otsustab uuesti sündida, mis ei ole kohustuslik, kui ta otsustab uuesti sündida, siis tulevad filtrid mängu. Sa võid valgusse jääda. Aga see on nii-öelda hinge enda otsus siis? Kui palju me teeme puhtalt enda otsuseid, aga jah, suurelmalt jaolt küll, jah. Sest mis sa seal muud ikka moljutad üleval? Elu on ju huvitav, elu on ju tore ja lõbus ja vahva ja see on ju ka pisarad, ka valu, ka haigused, kõik asjad on elu siiski. Sa tunned midagi, sest aru, sa ei ole lihtsalt mingisugune ese. Sa ei ole lihtsalt õhk või tuul. Kõik see on Shakespeare. No see valu ja see on isegi kõige, kontrastide mäng on kõige magusam osa sellest. Muidugi, see masochismi ei saa üldse alahinnata inimeses. Nii et see kõik on huvitav, eriti kui sa oled palju elusid elanud juba ja tead nendest ka väga paljusid elusid, siis see on väga naljakas on kõik mõelda selle kõige peale. Ma ütlen veel kord, et see on nagu filminäitleja töö, et sa saad ühe filmi, eks ole, teed oma rolli hästi. No ja sind tapeti seal, aga see oli sinu roll, eks ole, et sind tapeti on ju. Ja siis lähed üles ja siis varsti saad teise rolli, kui sa hea olid ja teed midagi muud ja see on põnev, see on huvitav, see on vahva. Aga kuidas inimesel on võimalik aimu saada enda eelmistest eludest? Kas ta peab mingisugusesse hüpnoosi või seisundisse minema? Esiteks see informatsioon peaks olema siiski põhjendatud, mitte igaüks ei ole suuteline selle infiga midagi peale hakkama. Mõnda inimest see isegi häiriks,
kui sa saad näiteks teada, et sa olid möödunud elus mingi massimõrvar ja vägistasid lapsi ja tegid seal, põletasid naisi ja tegid ma ei tea mida ja mida kõike, võib-olla see häiriksin natsakene, mis sa ise arvad? Ma ei usu. ja, wow, kihvt, see on tehtud, lennukene, nii. Aga no lihtsalt vaata, see peab olema põhjendatud inimese arengu seisukohalt. On inimesi, keda selline informatsioon tegelikult segaks fokusseerumast oma hetkele, oma praegusele elule. Nendele ei näidata. Meie planeedil mingid põlvkonnad inimesi sündisid, kellel oli blokeeritud ligipääs sellele teadmisele eesmärgiga, et nad ei tohigi teada oma möödunud elusid. Kui ma juba inimestega töötan, siis ma võtan selle ploki maha, tihtipeale inimesed siis hakkavad nägema. Aga põhjendamatult lihtsalt minna ja nuhkida universumi saladusi ei ole mõtet. Meie elud on nii lühikesed, keskendu sellele elule siia. Varsti oled selle läinud, sa oled jälle kosmoses, siis palun väga, pane edasi, mis sa praeguses elus kosmosse ronid. Me tuleme sealt, me läheme sinna tagasi. Keskendu sellele, mis sul praegu on ja püüa teha oma parim selles kõiges. Oma parim elu, et oleks lõbus, et oleks tore. Ma ise usun, et võib-olla unenäod vahepeal võivad anda sulle väikse vihje sellest. Ja inimene tegelikult ju, kui ta on ise enda vastu tõene, siis ta tegelikult ise saab aru, et kas see oli mingisugune, kas ta lihtsalt tõlgendab seda, et mingi muinasjutuline väärtus anda sellele unenäole või see oli päriselt midagi sellist? Ja unenäod on väga, väga tähtis ja väga rikkalik varamu. Ja sellepärast ma ise ka magan väga hea meelega, mu uned on õudselt põnevad ja viivad mind, hästi, ja ma ka töötan unes muidugi ja ravin inimesi ja käin külas. Tihtipeale naisukesed hommikuti kirjutavad mulle, oi, sa käisid hommikul, mul voodis sain orgasmi. Seda ka, kõike teed, mida sa teed. Uned, aga teine asi on ka see, et lihtsalt sõltub jälle väetaimed, rituaalid, teatavad protseduurid, millega saab neid asju teha, kui nad on õigustatud. Et iga päev käia lihtsalt ringi vahtida oma möödunud elusid ja teiste inimeste aurasid ei ole ju mingit praktiliselt mõtet, on ju. Aga kui seda sulle vaja on sinu arengu seisukohas või et sulle midagi selgitada, näiteks mul oli juhtum siin, kui mul USA-s tehti must need telesaated, eks ole, siis seda näidati üle kogu maailma, igalt poolt, isegi Aafrikast mulle helistati ja kirjutati, praegu see, isegi täna hommikul Aafrikast helistati mulle. Ja helistab mulle üks naisukene New Yorgist, ütleb Tarmo, et ma nägin sind just televiisoris ja issand jumal, nii tore, et sa olemas oled, lõpuks ometi üks inimene, keda ma näen kohe, et saab usaldada. Et võt, mul elu on väga raske ja paha ja ma töötan meeletult ja ainult töötan, muud midagi üldse ei teegi. Et kas sa saad mind aidata. Kõik pere on haiged värgid, ma maksan kõikide arveid ja lihtsalt täielik ori. Ja mis su nimi on, see ja see, perekonnimi see ja see, vaatan Benniga, ja ma ei saa sind aidata kahjuks kallikene, et möödunud elus sa olid Saksa koonduslaagris osakonna juhataja. Nime ütlesin ka veel, ohvitser see ja see. Et sinu all olid mustlased ja sa lihtsalt lasid inimeste pihta märki igavusest, sa tapsid 225 inimest püstoli, lihtsalt tulistasid märki inimeste pihta. Sa olid selline närakas, et kui sõda lõppes, siis sa surid hirmust kuskil prügikastide vahel nagu kuradi rott. Ma räägin alati väga otse. Ja naine ütleb, et issand jumal, ma olen koju, ma tapan enda ära. Ma ütlesin, ei, et ära mine. Sa oled praegu õiget asja. Lihtsalt keegi ei tohi sind aidata, sa peadki orjama nüüd. Et kui hästi läheb, siis elu lõpuks äkki orjad ennast tasa. Ja ta ütles, tead Tarmo, sa just andsid mu elule mõtte, aitäh sulle. Nüüd ma orjan rõõmuga, sest ma tean, et elu lõpuks äkki ma saan nulli. Saan järgmises elus hakata jälle, sest aru, sellised asjad. Karmavõlg nii-öelda tasa tehtud. Tõsine karmavõlg ja see on ka abi, kui sa inimesele seletad, mis tal tegelikult praegu toimub, miks see just nimelt nii on. Rääkimata siin muudest asjadest, nagu praegu propageeritakse väga ju kogu seda vikerkaart ja transse ja värke. Tegelikult asi on väga lihtne, inimesed lihtsalt möödunud elus surid, nad olid vastas sugupool ja nad surid ootamatult ja ei jõudnud ära minna, jäid ära minemata ja neis on see möödunud vastas sugupoole elu on neis veel sees. Nii kui ma selle välja võtan, on kõpsti inimene sirge nagu nool. Ma olen teinud 100 inimesi, aidanud hädast välja. Tõmbab silma selgeks ja hakkab elu peale.
rõõm. Et nad ei taha olla enam vastassoost. Nad mitte ei taha, nad on sunnitud olema sellepärast, et kui sa näiteks said sõjas surma, tuhanded inimesed said sõdades surma öiste pommitamiste ajal unes, sa isegi ei tea, et sa surnud oled. No. Ja. Äkki avastad, et vot, said ära minemata ja niipea kui me kehast väljume, me näeme seda lõpetamatu eluprogrammi, me võtame teadlikult oma järgmisse ellu kaasa, et teeme siin kohe ära, kui me sünnime. Aga kui me sünnime, meil ei ole see meeles. No, siis sa eladki 2 omavahel segatud saatust ühe inimese kehas ja see on väga suur konflikt. Eriti naistel, kui ta möödunud elus oli mees, see mees, tema sees ei taha ju teise mehega seksida ju, see vajab käed jalad vastu. Ja nii kui välja võtad, on äkki naisukestel elud korras ja sama on meestega. Ja transit täpselt sama teema. Jah, ongi nii, et sinu sees ongi vastassugupool, teine inimene. Aga see on eemaldatav. See ei ole midagi, millega ei saa hakkama. See on naks ja korras ja äkki oled sa ainult sina ja ainult sinuna on sul täielik rõõm elada. Tee, mis tahad. Lihtsalt väga palju on neid asju, mida me veel ei näe ja ei tea, sellepärast eksisteerivadki inimesed nagu mina, kes kellel lihtsalt on teadvus ja siis veel avardatud teadvus. See ei olegi midagi muud, lihtsalt ühtedel on binokkel ja teistel on teleskoop. Okei, Tarmo, härra teleskoobiga. Suur tänu sulle, et tulite, rääkisite, aga põnev oli. Ja härra, ma pole kindlasti, aga mul on hea meel, et su sümboliks on madu, see on tõesti hea. Sama on näiteks ayahuasca sümboliks on ka madu. Kogu maailma loomise universumi sümboliks on madu tegelikult. See on kõva tähendusega. Ja kui sa näiteks ayahuascat teed ürgmetsas, siis sa näed nii. Kuidas see anakondad, kuidas kõik on põimitud. Umbes kosmos oleks nagu anakondadest kootud kampsun, saad aru. Ma olen ainult teinud seda kristalli kujul suitsetanud, mitte seda joonud. Aga kristalli kujul sa oled nagu kohe oled selles maailmas sekundiga, ilma et sul oleks mingisugust kodutöödega mitte midagi. Aga siis oli hirmus. Aga muidugi... alati kõik sõltub sellest, mida sa sinna tood algmaterjalina, mida ta võimendab. Sa ei saa midagi muud, kui ainult ise ennast on ju, nii-öelda läbi seal seedida ja praadida. Aga noor mees, õhtu on veel poisike, küll sa jõuad veel proovida päris ayahuascat ka. Ma arvan küll, jah. Küll ma kuidagi sinna jõuan. Aga aitäh sulle. Ja laps. Eesti Esu.